Tere hommikust kõigile ja tere tulemast täna meie suurepärasele teistmoodi õppimise päevale. Meie oleme teie päevajuhid Viola ja Mikaela ja meil on hea meel teid siin täna näha. Meie päeva jooksul toimub palju põnevaid tegevusi ja üritusi. Esiteks tuleb meie direktor ja haridusjuht siia lavale, et tervitada teid kõiki. Pärast nende sõnavõttu võtab lava üle meie suurepärane moeshow, kus näeme vägevad loovingut ning kogume esimest ülikoolist moeetendust. Muidugi on meil žürii, kes teeb enda tööd. Tulemused teavitame päeva lõpus. Lisaks sellele on meil töötoad ning ei puudu ka muusika meie päevast. Sellel päeval on palju abilisi. Toome siia kohale välja vaid mõned ettevõtted, kelleta meil poleks põnevaid töötubasid. Siin ju see koht, kus tõuseme kõik püsti. Teeme kummarduse ja anname tõpivande. Korda meie järel. Mina. Järveküla kooli õpilane. Luban nautida tõppi. Selle juures käituda viisakalt. Kuulates. Tehes kõik tegevused kaasa. Ja vajadusel küsida abi. Nüüd me palume lavale direktori ja haridusjuhi. Tere Anu. Tere Triinu. Tere koolipere. Triinu, mis toimub? Kell on 10.07, me ei ole klassiruumides, meil on mingi üks planeet, üks tulevik. Mis me teeme siin? Meil on traditsiooniline teistmoodi õppimise päev. Selleks, et me aru saaks, seda me oleme aasta algusest, kooli algusest peale teinud 2 korda aastas, et ühel päeval me ei ole oma klassiruumides, vaid me õpime teistsuguses keskkonnas. Ja sõna keskkond on seekord eriti fookuses, sest niimoodi enam edasi minna ei saa, nagu me seni oleme läinud. Mis sina arvad? Jaa, et niimoodi tõesti enam edasi minna ei saa, et kurjad sõnumid ütlevad, et justkui 30 või 50 aasta pärast ei ole meil midagi süüa ja kusagil elada. Et siuke sõna tuleb mulle pähe nagu kestlikkus. Kestlikkus. Kas te olete kuulnud siukest sõna? Mõned on, mõned ei ole. Aga minu jaoks kestlikkus on see, et mis on seotud meie väärtustega. Et me võime rääkida justkui kaugetest asjadest, et me peame prügi korjama ja sest meil on tegelikult päris ilus koolimaja. Me kõik ju hoiame seda. Või et me peame ookeanide puhtuse eest muretsema või et jäämäed kuskil sulavad, et need on ju kuskil kaugel, need ei puuduta meid. Aga kestlikkus tegelikult on ju väärtused. See on see, et ma hoolin endast, oma kaaslastest, et ma hoian seda, mis on minu ümber, mis on minu sees, seda ilusat ja head. Aga mis sinu jaoks on? Minu jaoks ka tähendab see eelkõige hoolivust nendest inimestest, kes meie ümber on, sellest loodusest, mis meie ümber on. Ja me saame kõik tegelikult ikkagi panustada. Mina usun väga sellesse, et igal pisikesel muutusel või teol on suur jõud. Ja kui me mõtleme kas või selle koolipere peale, et kui üks inimene võtab üles ühe kommipaberi, siis see tundub tühine. Aga meil on majas 800 inimest. Kui me kõik võtame üles ühe kommipaberi, siis see tähendab üks suur kotitäis prügi vähem. Ja sellel on suur mõju. Ja neid asju, mida me saame mõjutada, et neid on ju tõesti palju. Et hinnata taaskasutust, hinnata käsitööd. Näiteks minul on selline
harjumus, et kui ma käin kuskil välismaal, siis mina üritan alati üles leida kohalikku second handi. Ja viimati Hollandis käies Rae valla haridusjuhtidega, mina ostsin selle kleidi Hollandist 7 euro eest. Ja sellised väiksed asjad veel, et käsitöö, et mulle meeldib käia villaste sokkidega, sellepärast et ühtepidi mul varbad külmetavad, aga teistpidi hinnata käsitööd, mitte seda, mis tuleb kuskilt kaugelt, et see on minu jaoks väärtus. Ja veel on see, et sukapükse kulub minu ametikohal päris palju. Aga mina parandan oma sukapükse, sest kui ma ostaks iga kord uue paari, siis ma ostaks nädalas vähemalt 3 paari sukapükse. Aga tegelikult saab õmmeldes neid veidi parandades, ilma et keegi seda selgelt näeks, mitu paari vähem osta ja vähem tarbida. Sest Eesti elanikud märtsi lõpuks on juba kõik oma selle aasta ressursid ära tarbinud. Me elame miinuses. Jaa, et rääkides kleitidest, minu kleit on õmmeldud minu tütre poolt, minu poja särk ja üks vana leitud kleit. Nii et anname vanale asjale elu, sest siis on meil endal elu. Aga kooli roll ongi õpetada ka kriitilist mõtlemist ja seda, et me teeks teadlikke valikuid. Ning täna meil on väga palju erinevaid töötubasid ja ma loodan, et nendes töötubades kõik leiavad mingi mõtte, mille endaga kaasa võtta. Jaa, me sõna otseses mõttes saame täna panna näpud mulda ja lennata unistustes ei tea kuhu. Et nautige seda päeva. See on olnud õppimine, selle protsess on olnud õppimine ja see toimub iga hetk. Et mina arvan, et see päev läheb korda, kui iga õpilane, õpetaja, külaline leiab tänasest päevast vähemalt ainult ühe mõtte, mida veel edasi mõelda, mille peale veel juurelda ja võib-olla midagi suurt sellest veel algatada. Just, olge avatud meelega. Head teistmoodi õppimise päeva. Aitäh meie direktorile ja haridusjuhile. Ja nüüd on aeg panna käed kokku ja avada meie moeshow. Vali enda lemmik, avame pärast ka publiku lemmikhääletuse. Nii, nüüd algame moeshowga. Kutsume meie modelle lavale. Alustame 9. klassist.
Hääletamiseks haara enda telefon ja ava link. Lisame lingi ka sööklasse, et saad hääletada ka lõuna ajal. Pea lihtsalt lemmikute number meeles. Ma olen kindel, et teil kõigil on täna siin fantastiline aeg. Oluline jälgida enda ruumide infot, kuhu oled sa registreerinud enda töötuppa. Leiad tabeliruumidega hetkel ka siit ekraanilt. Ei leia. Kui ka ukse kõrval seinalt. Lõuna on meil täna eriline. Haara sööklas söök kaasa ja naudi seda õues, trepil või siin saalis. Oluline, et hoiame puhtust. Nüüd hääletamine. Aitäh!